eks ju, nende kuivanud, surevate, surnud puude raiumiseks. Et see ei ole nagu mõistlik tee ainult sellega minna, et me siis surnud ja kuivanud puid korjame. Mis see tähendab mõistlik? Ei ole mõistlik. Mis see tähendab mõistlik? Kas te räägite rohkem majandusliku poole pealt või räägite te ka selliste väärtuste pealt, mida meie rohkem hindame, mis on ökoloogiline? Mõte minu jaoks on see, et need asjad on nagu tasakaalustatud, arvestatud. Nii miljööväärtus, nii majanduslik pool, nii veel mis iganes. Ei saa olla niimoodi, et me laseme lihtsalt sellel metsal ümber kukkuda, ära kuivada, koristame siis, kui on ta turistile pähe kukkumas. Teeme selle uuendamiseks vajaliku raietegevuse läbi ja need metsad kestavad edasi. No ka teadlane just ju praegu ütles teile, et 60 aastat teie arvates oleks see mets juba üleküps siin jala pealt mädanemas, aga midagi sellist ei ole toimunud, on imeline mets, kõik ihalevad siin olla. Ma arvan, et teie ennustused ei päde. Meil on töökogemus. Mõtlen veel kord, aastast 1983, et olen selles metsas käinud, olen neid raieid, aegjärgseid raieid ennegi korraldanud ja nüüd on kõik võimalused, et mitmekesisemat metsamajandust teha, millele on ka viidatud, ei lageraietele, eks ju. Nüüd, kui me käime välja, et teeme siin aegjärgse raie, teeme turberaie, sellepärast, et ka metsamajandamise eeskirjad on mõistlikuks läinud. Et see on võimalik uuendada mets niimoodi looduslikult, kasutada ära see juba, mis on uuenenud. Siis miks sellele tuleb selliseid vastuväiteid, et ärme teeme midagi? Näituseks siin on väga palju kuuske sees, et kas te kasutate siin näituseks seda rotstoppi, mis on loodusbioloogiline preparaat. RMK seda ei kasuta ja selle tulemusel on juurepessu. See on kõige ohtlikum seen Eesti metsas majanduslikult mõttes, on plahvatuslikult kasvanud. Ja ma olen korduvalt RMK käest küsinud, ma küsisin ka, kas te üraskite puhul, kui te raiute seda tervet palgimetsa sanitaarraiega, et kas te siis kasutate seda. Virtuaalselt tuli vastus jah, läksin metsa, ma ei leidnud ühtegi kohta, kus seda oleks kasutatud. Ma saan aru, kui juurepess on juba sees, siis jah, ei ole mõtet seda kasutada. Aga kui on tegemist terve toimiva palgimetsaga, siis on seda vaja kasutada. Aga millegi pärast ma ei saa aru, miks RMK metsamajandamine ei ole ka majanduslikult jätkusuutlik, et me teeme seda, et see mets kiiremini mädaneks ju. Et see on täiesti mõistus. Ettepanek on püsida teemas, püsida päevakorras. Ja aga siin ongi küsimus, et kas te tekitate olukorra, kus tulevikus hakkab järgmine metsapõlvkond mädanema. Me kasutame rotstoppi, kui ööpäevane keskmine temperatuur on +5 või rohkem. Aga ma juhin tähelepanu seda, et see seen levib juba talvel, et me soovitaks RMK-l lähtuda nendest Eesti Maaülikooli teadustöödest, kus on juba kriitiliselt. Teie enda rahastusega on tehtud just hiljaaegu, sai valmis üks väga põhjalik teadustöö, mis juhtis tähelepanu probleemidele. Ma küsisin, et kas see teadustöö võetakse ka RMK-s kasutusele. Läks riiulisse. Võtime kasutame rotstoppi. Ma käisin praegu telefoniga rääkimas, siis sel samal ütlesin, kuhu rotstop Tartusse maha panna tarnijad. Aga seda peaks kasutama igal pool, mitte niimoodi valikuliselt, kus on puht kuusik. Anname ära, on käsi pikalt püsti. Ma tahaksin teemast tagasi tulla, meil miljööväärtus, elurikkus ja aegjärgne raie, et kui te tahate näha, missugune on aegjärgse raie tulemus, siis minge miljööväärtusliku kohta Kiidjale Kuklaste õpperajale, palun. Märtsis oli raie, minu meelest oli oktoobris sanitaarraie, sellepärast, et kuliss oli maha võetud ümberringi, sealt lükkas puud pikali, need olemasolevad sipelgapesad, mis seal olid, need olid taeva poole, tehti sanitaarraie ja nüüd mõne aasta pärast, siis 3-4 aastat läheb mööda, siis tehakse nii-öelda lõplik raie. Eks nende raskete masinatega tümitatakse seda metsaalust elurikkust, sellest ei jää mitte midagi alles. Minge lihtsalt vaadake oma pilguga üle. Olen käinud korduvalt ja minust väga hästi õnnestunud raie. See on mingi, kus reaalsuses sa elad? Kas need pildid jõudsid, mis on Valgesoo, no muidugi
jälle võin sina öelda, oled sa ise seal ka käinud, et kuidas need Valgesoo turberaie esimesed